Tere, pole mõnda aega eetris olnud, täna siis rõõmuga tulen jälle ja räägin sulle teemal, millest ma ka tegelikult kirjutasin ja teema on küsi ja sulle antakse. Ja see on natukene suurem teema, see ei ole palumine, kirjamine, anumine, vaid see on enda suuruse teadvustamine. Ja kuidas siis see kant maailmas kõik väljendub ja kuidas see resoneerub, siis saad siit Linnulaulu saatel minuga koos kuulata ja võib-olla leiad siit enda jaoks midagi, mida kõrva taha panna. Ilusat suve sulle. Küsi ja sulle antakse. Aina enam ma näen seda, kui vähest elu elavad need, kes pole julgenud lõputult teadvuselt küsida enamat. Olen ise ka sealt tulnud ja olen liikumas sinna, kus ma saan aru, kui paljust ma olen ilma jäänud. Lõputu teadvus on allikas, looja, Jumal, universum. Nimeta seda, kuidas sulle meeldib. Heal lapsel on mitu nime. Ja kindlasti ei räägi ma siin kirikust, religioonist, vaid Jumal on see, tänu millele kõik see siin eksisteerib. Inimmõistusele on allika mastaap hoomamatu, tavavahenditega mõõtmatu, sõnadega seletamatu, sest meie mõistus on limiteeritud ja oma piiratud kogemuste, teadmiste, mõtete, mälestuste, õpetuste, loogika pinnalt me piirame ka universumit. Aga allikas pole piiratud ja looja pole sind unustanud. Su isiklikud uskumused on õpetanud mõistust küsima vaid seda, mis on lubatud ja turvaline. Me mõtleme, et oleme tagasihoidlikud. Me isegi nimetame seda mõistlikuks, aga tegelikult on see hirm ja usu puudumine, mis on peidetud tagasihoidlikkuse maski taha. See on mugav enesepettus, et mitte kohtuda oma nõrga või täiesti puuduva usaldusega. Sageli tunneme, et me kulgeme üksinduses või lausa maailma vastu. Ja selles peitub meie tragöödia. Tegelikult on uksed lahti, lukustamata, avatud. Kõik soovitud eluaarded oleksid meile kättesaadavad, kui söandaksime küsida usaldades. Lõputu teadvus vastab mitte vajamisele, vaid usule, mitte juhuslikule lootusele, vaid kontsentreeritud ja emotsionaalselt täidetud kavatsusele. Kui meil midagi pole, siis pole me seda osanud küsida arusaadavas keeles, universumile arusaadavas keeles. Aga me ei küsi, sest meid pole õpetatud uskuma, et oleme väärt saama midagi suurt ja erilist. Mingis kohas me eluteel olid mõtted õpetatud võimaluste ees kokku tõmbuma. Meid on õpetatud ellu jääma, nii nagu meie esivanemad seda tegid. Ja avardumisest ei rääkinud siis mitte keegi. Ja sellepärast on ka meie soovid kokku kuivanud, muutunud väikesteks ja turvalisteks. Ja elust pole saanud meie piiravate mõtete peegeldus. See põhimõte on hästi oluline teadvustada kogu oma olemusega. Usu mind, looja ei solvu, kui me küsime enamat. Ta pigem kurvastab, kui me usk on nõrk. Meil on otseühenduse kanal lõputu teadvusega ja see on meie alateadvus. See, milleks me oleme võimelised end veenma, uskuma, saadab alateadvus taotlusena täitmisele. Sama energiat ja aega, mis kulub sellele, et küsida vähest, võib kulutada ka enama küsimisele. Alateadlikult ei hakka me kunagi küsima seda, millesse me ei usu, isegi kui selline võimalus on. Ja paljud elavadki seetõttu vaikses pettumuses. Nad ei usu oma suurusesse ja ka sellesse, milleks nad võimelised on. Ja sellepärast ei söanda kunagi seda ka väljendada.
Küsida loojalt midagi enamat ei tähenda taevalaotusega manipuleerimist. See tähendab tegutsemist kooskõlas vaimsete seadustega. Küsi ja sulle antakse. Kvantfüüsika seisukohast kõik, mida sa soovid, juba eksisteerib nähtamatus dimensioonis. Kuid midagi ei aktiveeru seni, kuni sa ei võta vastu otsust seda küsida. Aga see küsimine ei käi sõnadega ja mitte läbi suu, vaid läbi veendumuse, läbi usu. Mitte kahtlusega ja ebalõdes, vaid kindlameelselt, täpselt ja enesekindlalt. Kuni sa julge uskuda, et sulle on lubatud enamat, püsivad reaalsuse kihid muutumatuna. Ja mitte sellepärast, et Jumal peidab midagi sinu eest või ütleb sulle ära, vaid sellepärast, et sa pole ikka veel hakanud rääkima uskumuse keeles. Suurem osa inimesi, eriti religioosseid, palvetab hirmust. Nad anuvad, paluvad, kordavad päheõpitud sõnu. Universumi seadus ei reageeri kaeblevate sõnade tugevusele. Ta vastab selgusele, veendumusele, mõistusele, mis julges küsida midagi konkreetset, midagi suurt ja mõtestatud, millega kaasnevad ka emotsioonid. Aga selline mõtlemine vajab teadlikku tööd endaga, sest ümbritsev maailm on õpetanud sind alla tulema oma standardites, ootama vähemat, et mitte pettuda. Lõputu teadlikkus ei reageeri su ettevaatlikele palvetele. Ta vastab su mentaalsele kuvandile, mida hoiad kindlas usus. Kui su mentaalne kuvand on väike, on ka su tulemus pisike. Kui kuvand on moonutatud ja mitte täisväärtuslik, toob elu sulle just sellise tulemuse. Aga kui see kuvand on suur, kui sa julgesid end näha võimsamana kui asjaolud su ümber ja küsisid uskudes, ei suuda miski seda täitmist peatada. Just praegu avardad sa oma uskumuse limiite, mitte selleks, et avaldada kellelegi muljet, mitte selleks, et toita oma ego, vaid sellepärast, et Jumal on sinusse valmis pannud tunduvalt suurema isiksuse ja saatuse potentsiaali kui selle, mida oled endale varasemalt lubanud. Lõputu teadvus ootab sind, kuid ta ei oota, et sa demonstreeriksid talle oma võimeid, ta ootab sinu luba. Jumal ei saa ilmneda inimese mõistuses, kes pole valmis vastu võtma. Looja ei saa tegutseda läbi isiksuse, kes ikka veel tõmbub kokku, püüdes vastata teiste ootustele. Kui inimene ütleb, ma ei küsi palju, ütleb ta seda, justkui oleks nagu heategija, kuid tegelikult on see märk sellest, et ta mõistus on liigselt eraldunud lõputust teadvisust. Inimene on ainus olend maamunal, kes on võimeline kujutlema midagi enamat ja suuremat sellest, mis on, kuid sageli ei teadvusta ta seda kingitust. Me kasutame oma erakordset kujutlusvõimet, et kujutada midagi üpris haledat või kahvatut või õige veidi paremat käesolevast reaalsusest. Aga see pole tagasihoidlikkus, vaid usu puudumine. Kui sa küsid Jumalalt midagi suurt, pole see ahnuse näitamine. Sa näitad, et kuuled oma tõelist olemust. Sa oled loodud avarduma, kasvama, elama soovide täitumise sageduses. Kuid see on võimalik vaid siis, kui sul on julgust esitada taotlus lõputule teadvusele. Selgelt, julgelt, vabandamata. Kui sa seda teed, hakkab su maailm muutuma. Ja mitte seetõttu, et Jumal muutis järsku oma otsust või suhtumist sinusse, vaid sellepärast, et sa lõpuks muutsid enda suhtumist. Suur viga, mida inimene võib teha suheldes loojaga, on rääkida temaga lunides või nurudes, nagu sa polekski osa temast. Või tulla lõputu teadvuse ette kahtlusega hääles ja kõhklusega südames, suhtudes jumaliku heldusesse kui lotopiletisse, lootes ja soovides, et ehk veab. Ja samas sa tead, et sa pole kunagi võitnud ja vaevalt siis seegi kord. Aga tõde on selles, et Jumal ei vasta vabandustele ja kaeblemistele, mis on maskeeritud palvete taha. Ta vastab usule, mis väljendub rahuliku ja heasoovliku enesekindluse kaudu. Kõige riukalikum mitteusaldamise vorm on isegi mitte avalik eitamine, vaid loogika, vaikne, piirav ja peale tükkiv, mis täidab su mõtted, kui sa püüad ära arvata, kuidas täpselt Jumal seda teeb.
Sa küsid suurt, kuid hakkad seda kärpima oma võimetele, oskustele, finantsidele, sidemetele ja loogikale vastavaks. Ja peagi see, mida sa küsisid või mida sa ette oskasid kujutada, ei näegi enam välja kui ime. See näeb välja kui lõpuni viimistletud versioon sellest, mida sa niigi oleksid ka ilma küsimata saavutanud. Aga vaata, Jumal pole piiratud sinu ressurssidega. Sa väga alahindad teda ja ülehindad ennast, kui käitud nii, nagu ta oleks piiratud. Lõputu teadvus ei vaja su sidemeid, ei haridust ega sääste. Ta vajab ainult sinu usku. Kui sa püüad kontrollida, kuidas Jumala lõpetut võimekust taandada oma piiratud arusaamise tasemeni, sa raudselt pettud. Mitte sellepärast, et Jumal ei vasta palvetele, vaid seepärast, et sa jätsid ruumi üksnes sellele, mis on sinu arust võimalik. Ja kui sa ütled, ma küsin siis, kui olen valmis, siis tegelikult oled sa valmis sel momendil, kui sinu sees on veendumus ja sa küsid veendumusega. Usk avardab teadlikkust, karastab sind, valmistab sind ette uue reaalsuse mastaabiks. Küsida vähest ei aita sul isiksusena kasvada, ei sunni sind kasvama, ainult julgus lõhub vana versiooni sinust ja loob sellise isiksuse, kes on võimeline soovitud saavutama, seda väärtustama, seda hoidma. Ja muide, sa ei pea Jumalale põhjendama, miks sa midagi küsid. Sa ei pea teda veenma, lubama, et sa oled tänulik peale seda. Ta teab seda juba isegi. Ta ei oota su argumente. Ta ootab, kui sa lõpetad kokku tõmbumise samal hetkel, kui sa ütled sõna tahan. Kui sa pöördud Jumala poole, tee seda enesekindlalt. Teades, et sul on õigus pöörduda ta poole, selguses, kavatsusega, mentaalse kuvandiga sellest, mida küsid. Kui see kuvand on sedavõrd sügavalt saanud sinu osaks, hakkab universum ise selle järgi ümber häälestuma. See on vaimne seadus, mis ei vea alt, kui seda õigesti kasutada. Igas vaimses otsingus saabub kord hetk, kui sõnad peavad lõppema ja algama tegevus. Ja mitte palavikuline rapsimine igas suunas, vaid rahulik ja järk-järguline. Kui sa oled küsinult Jumalalt midagi suurt, kui sa oled harjutanud end uskuma, kui oled kindlaks jäänud oma kavatsustele, siis järgmine samm pole mitte sama asja uuesti küsimine, vaid tegevused, mis tõestavad, et su usk on reaalne. Paljud jäävad kinni palumise ja ootuste vahele. Nad küsivad julgelt, kujutavad endale elavalt ette ja jäävad siis ootama ja kahtlema just nimelt, kas ikka tõesti midagi toimub. Jumal on sel hetkel oma jah juba öelnud. Seadus on pööratud täidesaatmisele, kuid su tegevusetus kõneleb valjemini kui sinu küsimus. Mida sa saad siis teha? Liigu nii, nagu see oleks juba tehtud. Räägi nii, nagu see oleks juba tehtud. Vaata maailma nii, nagu see oleks juba tehtud. Tunne end nii, nagu sul juba oleks see, mida sa küsid. Käitu kui inimene, kelle reaalsus järgneb sellele, mida sa juba niigi tead. Ja see ongi usk, mis kiirendab materialiseerumist. Inimene, kes astub samme teel, mida ta veel ei näe, elab piiritud teadlikkuse usalduses. Ta tegutsemine ei põhine käesoleva reaalsuse faktidel, vaid selgel teadmisel, kuhu ta kavatseb välja jõuda. Ta ei vaja aplausi, ta ei vaja tõendamist. Tema edasiviiv tegutsemine ongi tõend. Iga tema samm kuulutab universumile. Ma olen valmis, mul on tõsi taga, ma olen võimeline mahutama oma ellu selle, mida küsin. Selline enesekindlus kutsub esile resonantsi. Kui sa ütled, et usud, aga midagi ei tee, on su usk veel teoreetiline. Kui sa räägid, et usaldad, kuid püsid liikumatult, on su usk tingimustega. Lõputu teadus ei vasta teooriale ja tingimustele. Ta vastab veendumusele ja otsustavusele. Kõige võimsamate palvetega kaasneb sageli vaikne ettevalmistus, täpne tegutsemine, mis võivad kõrvalt vaadates tunduda mõttetud ja seosuseta. Umbes nii, nagu sa kataksid laua enne, kui külaline uksele koputab. Kui sa päriselt kavatsed saada, mida soovid, peab su tegevus ka seda kinnitama.
Küsimus pole selles, et kas universum teeb sammu sulle vastu, vaid selles, kas sina ise teed selle sammu universumi suunas. Ja paradoks on selles, et sa ei oota loojat nii tugevalt, kui tema sind. Ta ei oota su teeneid ja täiuslikkust, vaid tõestust, et su usk on tegudeni küpsenud. Kordan siis veel üle, mida sa saad teha kohe praegu. Liigu nii, nagu oleks uks juba avatud, isegi kui sa seda veel ei näe. Panusta aega oma nägemusse, isegi kui keegi veel ei näe, mida sa ette kujutasid. Distsiplineeri oma mõtteid, isegi kui emotsioonid tirivad sind igasse suunda. Harjuta juhtima oma emotsioone kindlalt ja konkreetselt ja siis nad liiguvad kuulekalt vajalikus suunas. Kui kõrgem teadvus tunneb vastavust, mida nimetatakse koherentsiks, siis kiireneb kõik. See, mis tundus kauge, hakkab lähenema. Ja sa ei pea ootama veel üht märki ega järjekordset sõna. Sa oled oma küsimuse esitanud, sa oled seda juba näinud oma ettekujutuses. Nüüd on aeg tegutseda, nagu soovitu oleks su poole juba teel. Kui tegutsed enne, kui ilmuvad esimesed tõendavad märgid, saad sa vältimatult seda, mida sa küsisid. Soovin sulle suuri soove ja julgust küsida universumit appi nende täitumiseks. Ja kui sa soovid minu abi, et oma hirmude ja enesehinnangu tõttu oma soove ja elu mitte pisendada, oled ka südamest oodatud minuga personaalsele kohtumisele. Mida ma ise olen hakanud tegema veel, et oma seda soovimise amplituuti suurendada, võtnud päeviku ja hakanud iga päev ühte soovi sinna lisama. Sest vahel on nii, et soovitatakse, et võta 50 soovi, pane nad sinna paberile 50 või 100 ja sa jääd vahel jänni sellega, kui sa pead selle ülesande koheselt nagu sooritama. Siis kui sul mingisugune pisike selline mõttekene päeva jooksul kuskilt läbi vilksab, oi, seda tahaksin, pane see kohe endale kirja ja täida oma kalender või aastapäevik või märkmik igapäevaselt mõne uue huvitava sooviga. Sa võid ka neid soove võib-olla isegi korrata või kinnistada, aga see aitab sinu mahtuvust suurendada selleks, et näha, kui suured on su soovid ja küsida universumit appi nende teostamiseks. Soovin sulle imelist enese realiseerimist universumi toel.